Euroopa Liidu taasterahastu toel loodud ettevõtjale mõeldud digivärav eesti.ee-s muudab ettevõtja jaoks riigiga suhtlemise oluliselt lihtsamaks ja üks selle digivärava väga aktiivne kasutaja on Tõrvas tegutsev Shroomwell. Kui vanas Euroopas on üsna tavaline vaatepilt, et raamatupidajad käivad ringi, paksud kaustad pabereid kaenlas, siis Eesti ettevõtjad on õnneseened ja nad saavad kasutada väga moodsaid lahendusi. Üheks nendest on digivärav. Näiteks toob digivärav ettevõtjani aruandlusega seonduva, koondab toetuste infot ja aitab lubade taotlemisel silma peal hoida. Siim, mille poolest Shroomwell on selline erakordne ja põnev ettevõtmine? Meie ettevõte siis katab nii innovatsiooni, kasvatust kui ka lõpptoodete tootmist. Neid ettevõtteid, kes kogu väärtusahelat katavad, on väga vähe. Kuidas te kõige selle põneva kõrvalt hakkama saate oma igasuguse paberimajandusega, et kas see on Eestis hästi korraldatud? Me ekspordime 20 riiki ja kõik need tooted tuleb registreerida, kõik see bürokraatia, mis seal on, et võrreldes teiste riikidega me elame nagu paradiisis. Ehk meil on see bürokraatia pool on suhteliselt hallatav ja meil on, mis on hea asi, et ettevõtja jaoks on oluline, et mida vähem füüsiliselt me riigiga kokku puutume, seda parem. Ja see digivärava suurim eelis ongi just see, et meil ei ole vajadust füüsilist kokkupuudet riigi. Me saame kõik teha arvutis ära ja läbi selle digivärava. Et see on ka nagu omamoodi mõnes mõttes nagu niidistik? See on niidistik, et kuna meie ettevõttel on ka neid juriidilisi üksusi on palju, et sa pead ju iga üksus nõuab aruandeid, volitusi, kõike asja, mis tähendab, et kui seda üksikult iga riigiasutusega teha, et keerulised nimed, vahest muudavad nimesid, et siis ka ettevõtjana meelde jätta, et mis ministeerium on, mis aruanne, mis nimi, et kus mingid toetused on, et see on selline ettevõtja jaoks on paras peavalu. Mul on nagu hea meel, et Euroopa Liit on just sellist digivärava projekti toetanud ja hea meel oleks, kui Euroopa Liit ka seda projekti mujal teistes riikides laiendaks. Me oleme siin müstilises seente kambris. Kas see, et te siin Eestis niimoodi ja sellise põhjalikkusega olete selle kõik ette võtnud, et see on maailmas, te olete ju mõnes mõttes ainulaadne ettevõte? Ega maailmas, kes kogu seda protsessi teostaks, et neid on vähe. Ja maailmas kas siis on, et võetakse kas innovatsiooniüksused ülikoolide juures või teadusasutustes või kasvatuste poole, aga meil on kogu see väärtusahel ja me oleme ka siis teiselt poolt maailma suurim funktsionaalsete seente välikasvataja. Ja osad seened on siis nii söögiseened kui ka siis funktsionaalsed seened. Et seened on nagu selline tark toit. Kui sa ühelt poolt sööd seeni, siis ta lisaks sellele, et ta maitseb hästi, ta aitab ka lahendada mingeid probleeme. Et näiteks võtame see lõvilakk, et mis meil siin kasvab, et ühelt poolt süües seda seent nii tipprestoranides Tallinnas kui ka mujal maailmas. Ta on hea maitsega, teiselt poolt see sisaldab teatud bioaktiivsed ained, mis siis aitab meil tähelepanu või mälu või fookust, et konkreetset probleemi lahendada. Või näiteks on, kui siin selja taga on reisiseened, mis Eesti looduses ka kasvavad, et sisaldavad sellised bioaktiivsed ained, mis aitavad ka stressi leevendada, mis aitavad unehäirete korral, või siis on shiitake seen, mis on ka siin paistab, et aitavad siis lisaks sellele, et nad maitsevad hästi, aitavad ka siis kõhuprobleemide korral immuunsust toetavad. Kui ma näiteks ütlen, et mul on raskusi hommikul kuidagi ennast käima tõmmata, et energiat on vähe, kas sul on kohe selle vastu mõni seen? Jaa, selle jaoks on kohe eraldi kas Cordyceps või Lion's Mane, et kuna inimesed on niivõrd erilised ja erinevad, et siis tuleb tunnetada, mis on see minu nagu funktsionaalne seen, mis mind aitab. Me oleme nüüd Shroomwelli tootmise poole peal. Mis täpselt selles ruumis juhtub? Seeneraku ümber on kitiin, et siis organismil neid seeni seedida on väga keeruline. Et selle tõttu siis meil on selline innovaatiline tehnoloogia, kus siis 22 000 megahertsi
ultrahelilaineid lõhub ära selle ketiinikesta ja me saame parimad bioaktiivsed ained nendes seentes kätte. Selles samas masinas siis me võtame selle välja ja kas siis läheb kosmeetikatööstuse jaoks edasi see tooraine või farmaatsiatööstuse või siis toodame siis teiste liinidega oma tooteid. Kosmeetikasektoris on eelkõige siis ongi vananemisvastased erinevad kreemid, et kus siis seeni kasutatakse. Samamoodi igapäevane siis, kus on antioksidante vaja, et organismi toetuseks, naha kaitseks. Ja nahk on eelkõige ju organismi tervise peegeldus, et see nahk oleks särav, et siis on selle tõttu ka väga palju neid seenetooteid kasutatakse ka sisemiselt. Kas need seenekomponente kasutavad siis nii-öelda nišitootjad, väikesed või on ka suured korporatsioonid selle? Suured ettevõtted on täna nagu näha, et maailma suurimad, meil on ka enda koostööpartnerid, täna on maailma kõige suuremad nagu ettevõtted, kes siis on valmistavad, et täna väga palju on ka siis laborites, teadus-arenduskeskustes, et kui vaadata Ameerika turu-uuringuid, siis 15 lisandist, mis erinevatesse kohtadesse nagu pannakse, siis seal on 8 tükki on seened. Et meie siis selline fookusturud on siis UK ja USA, et see turg on väga kiiresti kasvab ja ta on järjest teadlikumad on inimesed ja naiste seas ja meeste seas on järjest rohkem hinnatud looduskosmeetika, et inimesed seda hindavad ja seal on nagu näha, et just seened on järjest rohkem võtmas seda kohta. Kõige parem, kõige odavam ravi on ennetus. Ehk kui vaadata ka vana Hiina meditsiini, siis seened eelkõige on ennetus. Ja teiseks on, mis inimesed tahavad ja pikemalt, tervemalt elada. Et see keskmiselt elatud, tervislikult elatud aastat hulk, et see oleks pikem. Need haigused, mis kroonilised haigused välja löövad, et lükata seda perioodi võimalikult kaugesse tulevikku.